eestlaseks jään, kui mind eestlaseks loodi. Eestlane olla on uhke ja hää, vabalt haarisa moodi. Eesti on ilus maa ja eestlased on uhke rahvas. Metsataludes võib tänapäevalgi veel kohata vapraid ürgisaseid, kes elukest enda seaduste järgi sätivad. Harjumaal Anija vallas Kaunissaare Mädasool on pealik Friedel Vilbiks. Väidetavalt on see juba 4. koer, kes on tapetud siin lühikese aja jooksul. 10 kas või olgu. Friedel Vilbiks on selge sihi ja karmi käega mees. Tema kuningriigis on kõigil oma töö. Kass peab hiiri püüdma, koer peab valvama, lapsed tööd rügama ja naise tööks on sünnitamine, vaaritamine ja koristamine. Kes eksib, läheb loojakarja. Vähemalt loomade puhul see kehtib. Mädasoo talu peremees Friedel Vilbiks ei olnud rahul oma koer Pämbiga. Koera süü seisnes selles, et ta sõi palju ja tõi lõpuks ilmale järglased. Mädasool tähendas see tavaliselt koeraemmedele maise teekonna lõppu. Friedel käskis talusulasel Aleksander Brantsevil 2-aastane Pämbi ära tappa. Mädasool oli varemgi koeri teise ilma saadetud. Ei olnud see Pämbi kirvega saagimine esimene kord. Nõudlikule peremehele polnud ükski talukoer meele järgi. Kord süüdistas peremees peniset liigses haukumises, siis jälle peenartes tuhnimises. Nii palju kui mina sellest tean, et koer oli ketis, liigidele minna ei saadud, tehti voda, visati kaugelt odaga läbi ja lõigati kõri läbi, et ikka korralikult ära sureb. Ja siis oli maks välja lõigatud ja viidud tuppa panni peale praadima, aga ema ärkas üles lõhna peale. Tundis mingi vastik lõhn on toas. Olete kuskile abi saamiseks ka pöördunud? Siin on tagasin selle sulase peale on küll mitu korda olen tahtnud küll jah, et politseid kutsuda, aga kuna ta on ise hästi selline vägivaldne, siis ma ei julge ise ka kunagi siin nii vabalt ringi käia. Ma tulin välja, ma hakkasin õiendama ja ma sain veel pärast sellest sain vastu lahtimist, et ma õiendama hakkasin, sain silma siniseks. Loole lisab võikust veel see, et kuulu järgi olevat vähemalt viimasena tapetud koer Rocky looduse kroonide supipotti jõudnud. Ka Pämbi pidi grillituna Mädasoo rahva toidulauale jõudma. Õhtul siia ja siis ta ema rääkis, et saist tahtis tas grillliha üldse teha. Ära grillida, et umbes. Ta on läkke, jah. Sama elu hoielmes, vaenlase vastu võidelmes. Läks aga teisiti. Pämbikel taheti pea maha raiuda, pääses põgenema ja pere lapsed kutsusid kohale loomakaitse ja politsei. See ajas Mädasool suure tüli püsti. Sa käisid praegu lollusi tegemas, saad sa aru? Mina käisin lollusi tegema. Jah, lollusi, väga palju lollusi. Margus tuli seda kaasa. Margus tuli sulle ka. Jälle Margus on süüdi. Hakkame selles korras ka rääkima, sa Robiga tegid. Kuule, sina ei karju siin õues. Seal poiss vaite. Võtova naine kau. Läksite kehta. Ja mine. Friedel Vilbiks on tegelikult oma sõnul väga suur koerasõber. Ta lihtsalt tahab endale head koera. Paraku on mehel õnnetu saatus. Alati satuvad talle mingid pooletoobised lojused. Üks haugub liiga palju ja on tige, teine aga on nii sõbralik, et mängib suisa rebastega. Kolmas kutsa on jällegi liiga vaikne ja ei tee üldse häält. Vaene mees on õnnetu. Ta kardab, et ei leiagi endale sobivat koera. Mõtlesin, mis asja ma teen. Variant, mõtlesin, jätan ta omale sinna. Tegin pikaketi, euroketi 10 meetrit kõik. Panin ta ilusti, et magamistoa alla. Aga mis viga oli? Ta ei teinud tööd. Koer ei aukunud. Ma olin Riigipäästeameti keskla juhatajana. Mul ka üks koer ei teinud tööd, eks ole. Nukkasin ta. Ja mul ei olnud muud varianti, mida ma tegema pidin. Seepärast, et koer ei tee tööd, ta ei augu. Lemmikkoer peab ka tööd tegema. Igas majapidamises on suureks abiks sulane. Aleksander Brantsev ei vaidlusta kunagi peremehe soove. Euroopa Liidus tundub, et elu on siis nagu paha, jookse karmikäega mehel nagu sinul, et looma ei tohi tappa, naist ei tohi peksta, ja mis riik siin jõuk on? Võib, aga vahel ei tohi jääda. Kuule, tead, mis asi oli? Selle koera, mis võttis meil see Rottweiler, mõrtsuk koer, mis sa maksa said, eks ole. Tead, mis talle, vaata, võttis lehmal körist kinni. Ja siis tema usara katki, eks ole, me pidime hukkama nii. Selle koera
oleks pidanud üles pooma pillikeeltega nagu Hitler poos oma vihavaenlased. Eestis on harjutud sellega, et midagi raisku ei lasta. Seega ei maksa imestada, et Sass koos oma pruudiga koera nahka pistis. See ei tee temast veel loomavihkajat. Aasias ju süüakse koeri iga päev. Eestimaalased ehk ei tea, aga idamaades on tava, et hukkamisele eelneval 3 päeval peab koeri peksma. Seda ikka sellepärast, et liha pehmeks läheks. Aleksander Pämbiga nii ei käitunud. Aleksander Prantsevit võib isegi loomakaitsjaks pidada, sest mees säästis koera peksust ja piinadest. Sass oli valmis leppima nätske lihaga. Mis imelik, korealased söövad ka, kurat söövad ja inimesed rottisi näitas telekast, no mis imelik on. Elu on aga ebaõiglane. On ilmselge sigadus, kui su oma võõraslapsed sulle $, ja loomakaitse peale saadavad. Oled neid söötnud ja kasvatanud ja säh sulle tänu. Fridel ei suuda seda siiani oma naise Agnese lastele andestada. Näe, need värdjad toovad siia kord koore. Kes on värdjad? Näed, üks värdjas sealt, kes on aknast sisse peksis. Enda lapsed. Võõras lapsed. Keegi pole tahtnud koera. Me ei tahtnud koera siia kõik. Veavad siia. Koera piinajad on, kurat, võtaks. Tooks süüa ka, nüüd korra tõi süüa. Minul ei ole, ma olen inimaliit. Mul ei ole enam endalgi süüa. Kurat. Kurat, loomapiinajad, pilastajad. Kuule, hoolitsega parem laste eest. Lapsed süüa saaksid, lasekodude eest, on mitte koorte eest. Naile teete siin maa peal. Aga Häbiks teil ole. kui ühest pojast on nagu ainult muret ja peavalu teil, jah? Tal ei olegi vaja siin olla, sest ta ei aita kodus mitte midagi teha. Isa palub, et ole hea poiss, mine lõhupuid. Ma ütlen, see ropult käib kiidab kasu isale. Alguses siiski see koerte piinamine ei meeldinud ka Agnesele. Rahvas teab rääkida, et Agnes olevat hambaid näidanud ja ühe jooma ajal Fridelisse noaga isegi pisikese augu teinud. Sa muidu siis sitta kardad või? No, mis sa said? Saad subid politseisse, sain ühe öö Maardus magada, väga hea. Sina lähed rohkem. Ümber väikse maja, särab ja lõhnab seal õitehurm. Elu on sinuga suur lilleaed. Kogu idülli rikub nüüd kohtumajja minek. On ikka jama küll, kui mingi penni tapmise pärast tuleb aru anda. Mehed peavad Eesti kohtusüsteemi tsirkuseks. Ma vaatan neid seadusi, see paneb imestama. Purjus politseinik ajas inimese surnuks ja sai ainult tingimisi. Kujutaga, kus on meil seadused surnuks inimesi. Ja nüüd rääkib mingi koera nustikute häbi oleks olema. Need tunnistajad, Erika ja Lii, see oli kõik jama. Nad mustasid neid nii maha, niisugune julm kohtlemist seal majas ei ole absoluutselt. See tunnistajate värk oli, kõik oli vale, aga ma ei viitsid seal kohtus hakata lihtsalt vaidlema. Ja mis ta tegi saunas, kurat, 3 mehega keppisid seal, kurat, võtaks. Nad niuka on tunnistaja, ma oleks pääskile prügimäelt võtnud mõne tunnistaja. Õnneks ei suutnud kohus Fridel Vilbiksi ja Aleksander Prantsevi tuju rikkuda. Nende ainuke mure oli, et õigel ajal rongile jõuda. Paneb nagu mõtlema ka või? Absoluutselt. Ma saan nüüd vist tollal ma valiti, kui ma Selimast valgu üles valiti mind vallavolikogusse lõdvalt. Ainult ühele meil tegi pudel sama konni. Aga siin panevad valimiskampaanias miljoneid. Ma sain kuulsaks selle kurat taskuräti eest, Selimast valge eest. Vallavolikogus mul lõdvalt. Ja päästaamet sai ka hea koha kord. Sügisel on nüüd valimised tulemas, äkki on ka uuesti saite kuulsaks, äkki uuesti kandideerida või? Ja ma olen sinna Euroliitu. Ma jätan Ansipi vahele. Kui Fridel Vilbiks lubas otsuse edasi kaevata, siis Sass ei murdunud. Tema jätkab samas vaimus. Lisaks polnud tal ka midagi kuu aega türmis istumise vastu. Soe tuba ja söök laual, mis sa veel tahad. Väike puhkus talutööst kuluvatki ära. Valesti sai ainult see, et koer tõmbas tagasi, rohkem mitte midagi maha oleks löönud, kohe nagu nõuhtiga. Nööri ette. Jah. Aga nüüd järgmise korraga oled targem lihtsalt? Jah, olen targem, jah. Ja siis ma olen nagu sangar seiklusfilmis, ooes ei sulle iial silmi. Aga Mädasoo mehed ei ole vihapidajad. Mõni hakkab ju kohtulugudes kaamera ees röökima, kätega vehkima ja mikrofoni purema.
see ei ole väärikas ja on rahvale naljakas vaadata. Mädasoomehed on rahulikud ja jäävad lõpuni endale kindlaks. Nüüd pärast kohtuotsust tunne on, et kas käsi tõuseb veel mõne koera vastu või? Nagu polekski midagi olnud. Et vahet ei ole? Vahet ei ole, kui vaja. Kuu aega vangis ei mõjuta teid tappast, kui vaja on? Risti ette ei löönud. No selge see, aga heast peast nagu praegu? Ei, heast peast küll. Ära, ma olin, see oli 59. aastal. Hunt murdis koera maha ja me vanamäega tegime tõesti koeraseepi ja mul on lakka peal veel koeraseepi. Maha, me tahtsime sulle tuua heeru. Ma tänan. Telekas näitas sind ka ühe korra koeraga seal diivani peal. No. Oleks vähemalt teist koera pesta saanud selle koeraseebiga heeru. No. Kõigist julgem olen ma.